Olgu jäädes tehisintellekti teemasse, mis on muutumas miljonite jaoks üle maailma uueks kullastandardiks, mitte ainult muusikas. Nüüd viid see ka judaismi täiesti uuele tasemele, alates plakatitest, reklaamid juudi üritustele kuni Iisraeli valimisteni ja isegi vestlusrobotid, mis jäljendavad maailmakuulsaid isikuid. Aga mida ütlevad traditsioonilised juudi õpetused tehisintellekti kasutamise kohta? Meiega liitub nüüd Zoomi vahendusel rabbi Yuval Chirlo, Rosh Yeshiva, Yeshivat Amit või Rosh. Ciao, aitäh, et meiega liitusite. Suur tänu. Nii, et me kuulsime palju tehisintellektist. Kuidas teie näete praegu tehisintellekti rolli? Ma arvan, et heas mõttes, kuidas see võiks mõjutada juudi elu ja aidata jõuda rohkemate inimesteni? Tegelikult on meil kaks suunda. Esimene neist on tehisintellekti mõju judaismile, sest asjad muutuvad targemaks ja lihtsamaks. Sa saad õppida kiiremini, sa saad kõik allikad kätte, sul võib olla chavura, nagu ma ütlen, sõber, kellega koos õppida. Sa pead rõhutama ja olema väga teadlik, et see ei ole autoriteet, vaid hea partner toora õppimiseks. Teisest küljest me küsime endalt, milline peaks olema judaismi mõju tehisintellektile? Ma mõtlen eetiliste küsimuste puhul nagu pettus, valeuudised või mis iganes, kõik need teemad. Kuidas saaksid olla eetilisem, kui kasutad tehisintellekti? Nii et mõlemad suunad inspireerivad neid praegu väga. Õige. Lähme nüüd ajas kaugele tagasi. Me teame iidseid aegu ja tol ajal oli palju tehnoloogiat. Oli Zohar, oli Kabbala, see oligi tuhandete aastate tagune tehnoloogia. Proovi selgitada seost, kuidas tehisintellekt võib jõuda järele sellele, mida kõik need inimesed, meie esivanemad tuleviku kohta rääkisid. Esiteks, keegi ei tea, sest tehisintellekt on tõesti midagi uut. See on täiesti uus, sest asi pole selles, et meie intelligentsus loob mingi instrumendi või süsteemi. Süsteem loob ise intelligentsust. Ja see on täiesti erinev. Aga meil on olnud igasuguseid selliseid revolutsioone. Umbes 500 aastat tagasi leiutati trükimasin. Ja siis nägime suurt muutust ning suurt mõju judaismile. Sest teadmine ei olnud enam ainult väga haritud ja õpetlaste jaoks. See jagati laiali, kõik said seda lugeda, kopeerida ja mida iganes. Nii et me nägime minevikus, et trükimasinate tõttu toimus palju muutusi. Hiljem, isegi 40 aastat tagasi, muutis internet asju. Inimesed arvasid, et rabide roll on läbi, sest kõik saavad küsida rabi Google'ilt. Aga tegelikult rabide roll muutus. Kui on vaja infot, siis võib tõesti kasutada Google'it. Kui aga on vaja seisukohta ja Google ei hakka kamma ega Gemara sisse minema ja ei saa seda teha. Aga see on mõeldud teistele inimestele, kes ei arene. Yeshivas, kus tegelikult saab vastuseid. Näiteks, mida ütleb Talmud A, B, C, D, E, F, G kohta? Ma kujutan ette, et see on hea, jah? Aga ma olen väga ettevaatlik, sest nagu ma enne ütlesin, on tehisintellekt midagi täiesti erinevat, sest see loob tegelikult uue intelligentsi ja me peame õppima, mis saab olema meie roll neil päevil. Õige. Nagu iga asi, iga uus edusamm on olemas tume pool ja hele pool ja kuidagi me nagu pendel jõuame lõpuks keskele. Aga isegi tolerantsuse muuseum, jah, see on uus muuseum uue tehnoloogiaga, nad suutsid selle integreerida, kuid seal on tehisintellektil põhinev vestlusrobot, mis kehastab rambamit ja kellelt saab küsimusi küsida. Nii et see on minu arvates näide sellest, kuidas seda positiivselt kasutada, et noori kõnetada. Eriti neid, kes isegi muuseumisse ei jõua, nagu minu enda lapsed. Jah, see on ikkagi mäng. Teate, oma lapsed ütlevad, et tehisintellektiga säästab palju aega, aga siis raiskad selle jälle tehisintellektile. Nii et me peame olema väga ettevaatlikud, et täpselt teada, mida Rambam oleks öelnud. Aga nagu ma ütlesin, saame seda kasutada millegi sellisena, mis meid inspireerib. Vau, alati peab inimene olema protsessi kaasatud. Samuti tead, on muidugi olemas tehisintellektid, mis on ühendatud Google'i ja muu sellisega. Näiteks Gemini. Kuidas see saab aidata vastamisel küsimustele nagu, ma kasutan seda ise. Ma juhtisin saadet nimega Holy Land Uncovered. Mulle väga meeldib see teema. Aga tead, sa saad otsida teatud asju, näiteks selgita, mis toimus Sfatis Aari ajal ja tead, mis toimus, Shimon Bar Yochai ajal. Kuidas saab see aidata ka neid, kes soovivad sügavamat teadmist?
Ja sa ei saa nii lihtsalt guugeldada kuupäevi või kuid ja selliseid asju. See on õige, aga info jaoks on see päris hea oskus, kuid me peame olema väga ettevaatlikud. Me peame mõistma, et keegi lõi selle ja sellel olid huvid. Nii et info, mida me saame, ei ole alati õige ja see sisaldab ka palju infomüra. Õige. Seega peame olema väga ettevaatlikud. Nagu ma enne ütlesin, sa pead seda meeles pidama. Õppekaaslane. Ütleb, et tehisintellekt võib teha vigu. Iga kord, kui sa saad vastuse, eks? Asi pole ainult vigades. Tuleb olla väga, tead küll, provokatiivne. Või neil on oma arusaamad, ära unusta seda hetkekski. Hästi, suur tänu. Väga huvitav vestlus, Rabbi Yuval Chirlo. Tänan väga. Aitäh.